Sa rääkisid, et sa oled üks esimesi, kes breketit pani. Räägi seda lugu äkki uuesti, hakkame sealt kuskile minema, et kus sa selle julguse võtsid? No, sa avad selle vestluse väga ebatraditsiooniliselt ja see on väga ebatraditsiooniline üldse. See on väga äge. Aitäh sulle selle avangu eest. Et ei lähe kohe sügavasse filosoofiasse, aga räägime keeled soojaks. Teeme kehad soojaks nagu ikka hea trenn. Jaa, et endast ju palju ei tahagi rääkida, aga mõned seigad elust. Pull oligi see, et kunagi läksin omast arust kirurgiks õppima ülikooli, aga tegelikult panin avalduse ikkagi hambaarstiks ja stomatoloogia erialale. Aga just sel ajal, kui ma olin selle avalduse ära pannud, siis samal sügisel avati Eestis valuuta hambaravi. Vene aja lõpus avati valuuta hambaravi Tallinnas Olümpiahotellis. Ja ma kuulsin seda raadiost või kuskilt ma lugesin seda uudist ja siis ma võtsin julguse kokku, rääkisin emaga, ütlesin, et kui päris äge, et tahaks seal äkki kuidagi nagu ühendus saada nendega. Ja ma ütlesin, et aga et tahad midagi saavutada, siis näed, pane, siin on ülikond ja mine koputa uksele ja helista ette, et kas võetakse või jutule ja siis läksid peastomatoloogi juurde, Eesti NSV peastomatoloogi juurde, Tallinna Hambapolikliinikusse ja suur tähtsad direktori kabinetti. Ise värisesin, eks ole, nagu aavaleht ja polnud ju harjunud, ikkagi, eks ole, sel ajal oli ikka väga nii, eks ole. Aga eesmärk oli? No võeti üldiselt tööle, ma ütlesin, 5 aastat töötan, teen tasuta kõike, mis vaja on, olen kogu aeg olemas, kui tahate ja mis ametit on vaja pidada, seda pean, et lihtsalt õppida ja saada väga heaks on ju. Ja noh, vaata, kui sa ju töötad ja oled seal kuskil juures, hakkab mingi info, hakkab sinuni jõudma ja mingi ruum tuleb kohale, eks ole, sinu jaoks. Ja siis mingid kontaktid tekkisid ja siis ju olid juba ülikoolis, vaata juba teine kursus, 3. kursusel hakkasime seda ortodontiat õppima. Aga teisel kursusel mul juba seal olid ju suhted sees igast välismaa hambaarstidega ka juba tekkinud Soomest. Siis oli Soome, lääneabi. Soome oli ju väga tähtis. Lääneabi tuli, nooremad ei tea, aga siis oli palju oli lääneabi Eestisse. Ja siis ma sain mingid breketid. Breketid tulid minu ellu. Ja kursavennal oli natuke hambad pusariti ka ja ma sain kuule, et suvel, et teeks mingid pullid, ma vajan sul breketit. Mis need on? Mis ma panem tõmbame sirgeks hambad. Panime need breketid siis talle peale ja siis 3. kursul hakkas see teooria ja praktika ja siis õppejõud vaatas. Kursavennal olid mingid asjad hammaste peal. Mis need on? Kus said on ju? Kus sa said? See näitab mingi 3. kursu tudeng on ju. Ahaa, niimoodi siis lugu jah. Nii et sealt hakkas juba mingilt vaikselt kooruma, nii et see oli 90 juba. Et siis 35 aastat tagasi jah. Et see teema mind huvitas just inimeste hambumus ja see funktsionaalsus või see nagu terviklikkus, mitte ainult hambaauk. Kas sa kursavenda jälgisid ka, et mis tema kehas toimus breketitega seoses? Ei jälginud, vaata. Ta oli tugev poiss, ta tegi jõusaali ja värki ja ta on sportlik. Hambad on sirgu tänaseni või? Ma arvan küll, jah. Sa pole kõik vaatamas jah? On küll, ikka ma usun, et on sirged ja ikka on. Millal järgmised breketid panid peale seda? Lõpetasid kooli ära ja siis hakkasid siis hakkasin panema, kohe tegin neid igast vaata lastele neid suulaeplaate, igast klambreid ja värke ja särke ja siis tasapisi tulid need breketid järjest rohkem ja rohkem. Ja siis mingi hetk ei viitsinud eriti tegeleda, tegelesin nagu muude aladega rohkem, et see on ikka nii, et mingi asi hakkab siin nagu rohkem võtma või lähed kaasa selle lainega, eks ole, seal vaatad midagi uued lahendused, asjad ja ühel hetkel tulid need kaped hoopis. Vaata, see oli nüüd ka mingisugune 14 või pluss minus aastat tagasi, 15 aastat tagasi. Sai käidud koolitusel ja siis hakkasime seda proovima, mis see kaperavi üldse endast kujutab. Aga vahepeal oli ju nüüd parem on?
Bräketid või kaped? Kumbki ei ole parem, mõlemad on Täidavad toimivad. oma kohta. Igal ühel on omad head ja vead, et kõike tuleb õppida tundma ja iga inimene on indiviid või selline omaette raviüksus on ju, et see, mis ühel toimib, võib-olla teisel ei ole nii tõhus ja mõned hambad või mõned asendid ei ole sellised, mis ühe meetodiga on paremad, on teisega, eks ole, et seal saab kombineerida, ega nad ei välista, vaid nad täiendavad teineteist ja see on võib-olla üks selline paradigma probleem olnud, et väga pikalt Eestis ka ju ortodondid ei teinud kaperavi ja ma olin juba üle 10 aasta teinud, siis hakkasid teised ortodondid nagu vaikselt tegema seda tööd ja täna siis... Kas sina õpetasid neid? Ei, siin käivad välismaa inimesed, spetsialistid õpetamas ja arstid käivad ka ise välismaal õppimas, nii et see toimib. Aga lihtsalt see julgus teha, et mingi plastmass vidin, et mis see ikka teeb. Aga teeb ja see turg on muutunud tänu sellele väga palju. Aga jah, et see on selline loomulik asjade käik või kulg, et ühe meetodi juures sõivad järgmise juurde, see ongi evolutsioon. Me ju õpime kogu aeg omast arust või areneme kuhugi. Inimesed vajavad erinevaid asju. Küsiksin seda, et kui sa panid neid kas siis bräketeid või kapesid tegelikult muutsid seda hamba asendid, kas sa märkasid ka, et see mõjutas inimestel kuidagi keha või muid asjade iseloomu? Kogu aeg muutuvad. Inimesed kogu aeg muutuvad, taiplikumaks lähevad ja tervemaks lähevad. Nende kehahoiak läheb paremaks, sest ma ju ei räägi inimestele, et paneme klambrid või tõmbame hamba, vaid ma räägin neile funktsionaalsest tervisest. Et minu kliinikus ju töötas pea 13 aastat selline arst nagu Tiit Ilves. Ma tahtsingi selleni. Et ta on taastusravi, aga sedasi oskasingi, et mul oli omal kaelaga teemasid ja kuna hambumus mind väga huvitas, ma ju olen terve elu sellega tegelenud, siis ma kuidagi sattusin Tiidu vastuvõtule. Kõigi jälle soovitus, eks ole, siis tema erakorteris ma sattusin eravastuvõtule, siis ma käisin seal, siis me rääkisime, siis kuidagi tekkis mingi ühine, mingisugune taipamine või asi, et midagi taolist toimub on ju inimese kehas ja need on kuidagi seotud ja see hambaasend ja see hambumus ja stress ja kehaasend ja kõik see neuropsühholoogia ja siis tegime sellise kabineti igasuguste venitus ja taevas rippuvate aparaatide ja külma sooja, ma ei tea, mis masinate ja ärge küsige, see oli omal ajal. Et tegime sellise taastusravi kabineti ja siis juba tegime natuke suurema kliiniku, et ma tahtsin Helsingi ülikooliga koostööd teha, tuua Eestisse ortodontide kutseõppe Helsingi ülikooliga. Aga see ju ei mahu vaata osadel inimestel hinge, et Eestis on mingi erakliinik, kes teeb Helsingi ülikooliga näiteks spetsialisti eriõpet, väljaõpet. Ja siis seal olid natuke selliseid teemasid, et inimloomus tuli nagu väga selgelt jälle välja, et kes siin inimene ja kuidas me siin Eestis neid asju tegelikult vaatame sageli. Ehk Eestis jäi see asi sündimata, kuigi Helsingi ülikooli poolt oli juba otsus sisuliselt nagu tehtud, et nad hea meelega aitavad Eestit selle eriala nii-öelda koolitamisel. Aga see selleks ja Tiiduga siis sai ja aastaid ju sai nagu koostööd tehtud, et need hambumusprobleemid ja asjad ja siis vaatad, et see ei ole ju ainult hammaskond ja see ei olegi ainult hammaskond, vaid see on tugiliikumisaparaat, see on tegelikult kogu terviklikkus. Ja niimoodi me siis seal niimoodi toimetasime, massaaž, tugiliikumisaparaadi korrigeerimine ehk siis kiropraktika, manuaalteraapia, eks ole, tema poolt ja need igasugused muud süstid ja venitused ja külmetamised ja soojendamised ja asjad ja pluss siis minu poolt siis hambumuse sättimine, eks ole, hammastasend, hambumuskaped, aastamine, kõik see lugu. Palju sinu patsiente võttis vastu selle, et nad terve kehaga hakkaks veel tegelema? Tänaseni on see keerukas teema, et inimeste teadlikkus või see, mitte teadlikkus, aga pigem see kohalolu ja vastutuse võtmine on puudulik. Et väga vähesed lähevad sisuliselt teele, väga paljud tahavad, kõik räägivad, aga kui on vaja nagu sisulist
sisuliselt otsus vastu võtta ja nagu päriselt tegutseda, siis väga vähesed, aga mis ma näen viimase kusagil, ma arvan, üks poole aasta, 3 aasta trend, et mulle tundub, et see hakkab järjest rohkem inimesi huvituma, järjest rohkem inimesi nagu liiguvad, aga kuna see kõik on ikkagi seotud kulutustega, siis ma arvan, et see kulutus on, valmidus on ja teadlikkus on palju parem, aga selline majanduslik valmidus ei ole veel järgi jõudnud, ehk nad ei ole veel vaimselt loonud seda ressurssi endale. Et nad tahavad kulutada enda jaoks. Et kui kehas konkreetselt valu ei tunne, siis veel ei kuluta. Isegi kui tunned, siis hambad ristis. Nagu öeldakse, hambad ristis, surun läbi, surun läbi, aga tulevad suuremad probleemid, tulevad uued probleemid. Et sellist, ma ütleks sellist revideerivat ehk revisjoni tervishoidu ei ole, eks ole, et ma kunagi käisin ja mulle tehti ja siis oli nii ja sellest ei olnud kasu. Ja siis ma löön käega või erinevad põhjused, eks ole, aga tegelikult tuleb ikkagi aeg-ajalt revideerida ja teha profülaktikat, eks ole, sa pead ise tegelikult võtma vastutuse ise oma tervise eest.